Et oleme me siis Noblessneris ja see nimi on tulnud Alfred Nobeli venna nimest ja tema Peterburist pärit äripartneri Lessneri nimest kokku. Et nemad siin saari ajal panid püsti suure allveelaevade tehase ja konkreetselt oleme me siis Aku Tšehhis, kus tehti allveelaevadele akusid. Ja kui me selle maja leidsime, siis katust siin peal ei olnud, olid ainult seinad ja üksikud trepid veel jäänud ja kuna hoone maht oli täpselt selline, nagu me kujutasime ette, et meil vaja on, siis oli see selline kuidagi kohene äratundmine, et see võiks see maja olla. No otsus oli meil tegelikult juba, ütleme, et me olime siin majast mööda käinud mõned aastad juba enne seda, kui me üldse kuulsime, et meil oleks võimalik siia hoonesse tulla. Et me olime seda maja juba nagu aastaid varem vaadanud, et väga tore maja. Et selles mõttes see otsus tuli väga kiiresti, et kui me kuulsime, et on võimalik siia tulla, siis põhimõtteliselt meie poolt oli otsus tehtud. Kuna maja on muinsuskaitse all, siis muinsuskaitse pani nagu omad piirid ette, aga mis meile just sobis selle maja juures kõige rohkem, et siin majas ei olnud sees mitte ühtegi vaheseina ja ei olnud ka vahekorrust. Et oli üks suur avatud pind, et me saime selle maja täpselt jagada niimoodi osadeks, nii nagu ta meile nagu erinevate üksuste vahel ruumivajadus nagu sobib. Et see oli see lähtekoht, kuidas see renoveerimine algas, et väljast taastati nii, nagu ta ajalooliselt oli. Kuna me olime ise nagu enda tööga ehituse ajal niivõrd palju hõivatud, et ega me ise siin objektil tegelikult nagu ülearu palju ei käinud, et kui oligi kas arhitektidega ja muinsuskaitsega mingite detailide vaatamine, et ehitus sujus nagu iseenesest suhteliselt plaanipäraselt ja valutult. Ma arvan, et kõigele aitas ka kindlasti kaasa see, et nagu juba päris esimesest kohtumistes peale olime me ise olemas, oli ehitaja olemas, arhitekt ja siis nagu selle hoone omaniku esindaja, et tegelikult kõik need asjad, see eeltöö oli väga-väga hästi tehtud, et ja tänu sellele see ehitus läks ka väga sujuvalt, sest kõik need probleemid ja sõlmkohad olid ennem nagu läbi arutatud. Meie jõudsime siia, projekteerijana jõudsime siia 2015. aastal, kui olid juba esmased ideed ja oli leitud kõige tähtsam osaline, ehk siis see, kes siin sees toimetama hakkab, Shishi. Ja nendel oli esmane enda kontseptsioon juba olemas. Meie projekteerijate ja arhitekti ülesanne oli siis see kontseptsioon valada tervikuks. Ja Noblessneri arendus siis leidis väga hea koostöö selle tulevase üürnikuga ning leiti ehitaja, üks partnerehitus, kus me siis 4 osapoole vahel hakkasime töötama välja projekti. Projekti ilmselt niisugused keerukamad osapooled oli see, et sellest majast oli järgi sisuliselt seinad. Ja nende seintega ei olnud just sellesama 7. laevatehase ajal kõige paremini käitutud, samamoodi põrandatega ei olnud kõige parem olukord, ehk siis, et seda oli kõvasti ümber ehitatud, siin minu selja taga on näha ka neid erinevaid kandureid ja struktuure, mida siia lisaks tehti ja meie ülesandeks siis oli koostöös muinsuskaitsega, kes oli siis 5. osapool, leida siis võimalus kõiki neid asju eksponeerida, samal ajal muuta see mugavaks ja terviklikuks töökeskkonnaks. Küll aga oli omanikul loomulikult või kasutajal loomulikult ootused ruumile, omad ootused ja siis need vanad müürid siis said sisse endale lisakihid, kaasaegsed kihid, mis teadlikult eristati siis vanast konstruktsioonist. Ja siis võib-olla projekteerimise juures niisugused väljakutsed olid kõige suuremad just see kõrguste ja selle niiskusega tegelemine ja selle ruumi funktsiooni nõuete täitmine, kaasaegsete nõuete täitmine. Ja minu taustal nähtav vanade konstruktsioonide eksponeerimine ja nende väljasaamine või nende esitlemine nii, et nad näevad välja samal ajal vanad ja samal ajal ka puhtad ja uued ja kasutatavad, et see on suurimad väljakutsed ehituses.
kuna see hoone oli seisnud aastaid ilma katuseta, siis ka need seinad olid nii läbi vettinud, et seintes oli palju niiskust sees. Et siis, kui taheti hakata tegema sisetöid, siis see niiskustase oli nii kõrge, et see niiskuse kokkukogumine oli, ma ei tea, sadade liitritega oli see niiskuse välja kuivatamine siit, et saaks seinu värvima hakata, et mingid momendid olid sellised, mis tulid sellest hoone seisundist, et mis siin nagu oli, aga muidu läks kõik nagu suht ladusalt. Objektijuhid või töödejuhatajad olid neil väga asjalikud ja mõnusad ja rahulikud inimesed, väga hea oli nendega koostööd teha. Et kontakti võtmine ja sidepidamine ja kõikidele asjadele leiti mõistlikud lahendused ja meil ka siin viimasest päris juba, kui maja hakkas praktiliselt valmis saama, siis me veel ise ka leidsime, mis meil on vaja tegelikult enda töö jaoks mingeid raame kuskile riputada ja meil ka juba siis nagu ütleme, et meie enda jaoks see hoone hakkas nagu kuidagi küpsemalt valmis saama ka, et mis võimalusi ta meile annab ja ka veel suhteliselt viimasel hetkel leiti lahendused ja saime lisada need asjad, mis meil vaja oli, et väga mõistlik ja mõnus oli see koostöö. Selles projektis oli tore see, et ehitaja oli kaasas projekteerimise algusfaasist alates, et tegelikkuses oligi, et peaprojekteerimise võttis enda kanda ehitaja. Mina ja meie büroo olime arhitektidena kambas ja selles mõttes ehitaja oli kogu aeg hästi käed juures, sai sisendi anda nii sellele, mis on efektiivne, mis on mõistlik, kui sellele, kuidas arhitektuurselt parem jääb. See koostöö kokku oli peaaegu 5 aastat selle projekti raames. Nendest 3 esimest läks projekteerimisele koos. Nagu ikka mälestistele ehitajate poolt on oluline see koostöö, et projekteerija, ehitaja, muinsuskaitse ja loomulikult ka omanikud siis peavad suutma olla kõik väga paindlikud. Ehitusvaldkonnas loomulikult siis see niisugune paindlikkus on ikkagi üsna haruldus. See on suur kiitus siis ehitajale siin, üks partnerile.